Tere hommikust, kallid kolleegid. Mul on nii suur au siin täna olla, aitäh kutse eest. Ja eile kuulsin nii huvitavaid jutte ja sain oma küsimustele vastuseid. Sellepärast, et kui seda vaadata väljast poolt Eestis, mis siin toimub, pole nagu eriti aru saadav, et kuidas inimesed mõtlevad. Ja see, et ma olen eile saanud suhelda toredate inimestega ja oma küsimusi julgelt esitada ja ma olen ka vastuseid saanud ja on nüüd märksa võrra selgem, mis siin toimub. Aga siis... Kui mult küsitakse või kui ma ütlen, et ma olen hispaania keele õpetaja, keegi ei küsi, et miks sa hispaania keelt õppisid, et on kuidagi enesemõistetav, et inimene õpib hispaania keelt, vaadake ju, playa, sool, ilus ilm on, eks ole, aga peale seda 21 riigis räägitakse hispaania keelt kui emakeelt. Ja siis on teisel kohal edetabelis maailma suurim keel Hiina pärast. Ja siis, kui tuleb juttu eesti keele kohta, siis algab pärimine, aga miks sa eesti keelt õppisid? Ja mina hakkan seletama. Õppisin Jyväskylä ülikoolis kirjandusteadust ja sattusin kogemata eesti kirjanduse kursusele ja sain kohe aru, et eriti kaugele ma ei jõua ilma seda keeleoskuseta. Ja siis hakkas selline huvi eesti keele ja kirjanduse vastu. Ja nüüd, kes küsib, miks sa keeldi õppisid, siis kui hakkan kirjandusest rääkima, nad ütlevad, mis haige huvi sul on. Jah, saad aru, kirjandus ja veel keeled. Kes nüüd keelt õpib sellepärast, et saab kirjandust lugeda? Aga siis sain kohe aru, et eriti kaugele ma ei jõua ka sellega, et kui ma Soomes ja eesti keelt õpin, et on kuidagi vaja seda keelt ellu ärgata, et see keel minu sees nagu ärkaks ellu. Ja siis ma 20 aastat tagasi tulin Eestisse eesti kirjandust õppima ja õppisin ka eesti keelt võõrkeelena. Ja eesti keel võõrkeelena kursustel, peale minu teised oli eesti venelased, eks olnud, ja sain tuttavaks selle probleemiga või mis probleem, selles aastal kindlasti räägiti enamasti probleemisest. Ja kuidas nüüd vaatasin seda, mis ajalehtedes, ajakirjandusse kirjutati eestivenelaste kohta, mul polnud üldse sellist kogemust seal Tartus, kui õppisin ja vaatasin ja suhtlesin oma kursuse kaaslastega seal. Aga siis tuleme selle kasu juure, millest nagu Marju Lauritsen ka eile rääkis, et kui keele küsimus ja keeleoskuse küsimus on kasu küsimus. Ja meil Soomes, teate, vist oleme kakskeelne riik ja iga üks laps hakkab 6. klassis rootsi keelt õppima. Ja kui me nüüd 6. ütleme, et kuule, õpi rootsi keelt, et tulevad need töövõimalused ja õpivõimalused, mis 6. klassi õpilane mõtleb mingi töövõimaluste üle? Kas ta mõtleb nagu kodulinnast lahkuda kuskil Rootsi poole või nagu lausa minu linnas näiteks, kus ma elan, minu lapsed mitte kunagi ei kuula rootsi keelt ja tänaval jalutades. Et vist telekat vaatavad, aga nüüd lapsed ei eriti telekat vaata ja seda need rootsi kanalit, soome-rootsi kanalit. Ja siis tuleb küsi sellest, et miks veel, mis see kasu siis võiks olla? Siis tuleb, kuule, see keeleoskus mõjub eriti hästi sinu ajutervisele. Jaa, vist mõjub küll ajutervisele hästi, aga need, kuidas me täiskasvanutele põhjendame seda, miks sa pead keelt oskama, lastel on erinevad nagu põhjused selleks, et mis tegeleda. Ja mina ütlen, et mina õppisin keeli, peale hispaania ja rootsi keele olen ka nagu teisi keeli õppinud ja sellepärast, et see keel pakub mulle rõõmu ja naudingut. Ja kust see nauding tuleb? See ei tule sellest kirjandusest, see ei tule sellest iseenesest keelest, kuigi on huvitav, nagu keele küsimused on huvitavad alati, aga see tuleb nendest teistest inimestest ja kultuurist. Ja kuna ma olen nagu enne kui ma läksin kooli emakeele ja kirjanduse õpetajaks, ma töötasin 10 aastat sellisest kinnistest lasteasutustest, kas see nüüd on õige sõna selle kohta, kus visati need lapsed, kes ei saanud kodus hakkama või kes kooli ei tahtnud eriti. Ja kuidas ma seal seda õppisin, et kõige tähtsam on see, et kellegi uskub sinusse, et ta suudab sulle seda väljendada, et jah, ma olen huvitanud sinust, ma tahan kuulda, mis sa ütled, mis need sinu sõnad on ja palun räägi mulle. Ja sain ka kohe aru, et need teismelised saavad ka täiskasvanuteks, et kui ma nendega nagu hakkan kaklema või tülli, siis nad saavad täiskasvanud ja kunagi õhtusel kohtume Helsingi raudteejaamas, et mis siis juhtub? See on nagu elukindlustus, et inimlikult nagu suhtleme teine teisega. Ja siis see keele ja kasu motivatsioon, et Soomes ka oleme eriti hädas sellega, sellepärast, et võõrkeelte õppijate arv langeb ja selles mõttes, et need on ka otsused, mis on tehtud riigieksamite kohustuslikkuse puhul on tehtud ja kuidas me nagu väärtustame neid, kui palju punkte üks keeleeksam annab sulle, kui sa lähed ülikooli. Oleme parandusega teinud selle suhtes, aga siis tuleb ka küsimus sellest, et see keele kasulikkus ja et kas tasub ka selle teemaga tegeleda. Jah,
mina alati olen huvitatud motivatsioonist, et miks ma lähen tööle, miks ma lähen, mis seal motiveerib mind ja mis neid ka teisi motiveerib. Ja mina usun ka, et kui me ei suuda igaüht õppijat õpetada, siis me peaksime natuke peegli vaatama, et mis me saaksime teisiti teha. No ei ole, alati ei ole ilus vaadata peeglisse, pärast õhtupidi ei olnud õhtupidu, aga nüüd, kui me vaatame seda ja mina olen huvitatud sellest nagu, mina usun, et igaüks õpib ja igaüks oskab ka keeli õppida või matemaatikat või kirjutama õppida. Ja mulle meeldib eriti sellised lapsed ja noored, ja kellel on nagu kirjutamise või rääkimise probleeme ja seda usku nendesse. Sellepärast, et see on meie tuleviku küsimus, et me igaüks laps saaks tööle ja saaks ka oma panust anda selle ühiskonna jaoks. Ja nüüd siis, mis sõnakunsti võimalused? Ja mis see sõnakunsti üldse tähendab? Ma mõtlen, et see tähendab eestlaste jaoks vist siin kultuuriruumis erinevat asja kui Soomes. Aga nüüd ma paluksin teid, kallid kolleegid, kas teil on mingi kirjutusvahend? Kas on paberid? Kunagi ei tea õpetajate koolituselt, kas nad tahavad eriti kaasa mängida, aga nüüd palun, kui sulle sobib. Kedagi me ei saa sundida kirjutama, looma midagi. Me ei saa nagu sõnakunsti sundida, et kuule, nüüd kirjutame, loo nüüd paremini, kiiremini. Aga kui sul on mingi kirjutusvahend ja paberid, palun, hakkame kohe proovima ja siis pärast seletan, mis imeasi see sõnakunst on ja kuidas seda võõrkeelde klassis ja teise keele klassist, kuidas me saame seda kasutada. Niisiis, selliseks soojenduseks. Palun, nüüd selline novembrikuu hommik, hallil hommik, lund sajab seal väljas, jah küll. Aga siis, palun kirjuta nimekiri asjades, mis toovad sulle rõõmu ja annavad energiat ühel hallil hommiku, novembri hommikul. Mullegi lihtsalt on see kohvilõhn hommikuti, kui ma lähen kööki, loen oma raamatuid seal ja siis, kui minu laps naeratab mulle, Netflix ka ikka toob mulle rõõmu õhtuti, aga siis lihtsalt vabalt kirjuta nimekiri, ükskõik mis keeles, vene keeles, eesti keeles, inglise keeles, rootsi keeles, ükskõik, pole vahet, kirjuta palun, ära mõtle midagi, lihtsalt kirjuta. Nimekiri asjades, mis toovad sulle rõõmu. Tavaliselt mina ka kirjutan, kui noored kirjutavad, lapsed kirjutavad, et näidata seda nüüd, kahjuks ei saa kirjutada. Huvitav. Energiajoog annab energiat, ütlevad noored. Vahepaus, lõunapaus annab energiat. Keegi pärast küsi, mis sina kirjutasid sinna, et see on sinu saladus. Palun näita mulle, mitu asja said kokku sellise lühikese aja ka. Suurepärane, väga hea. Kuule, siis teine ülesanne. Loetle võimalikult väikseid asju, mis teevad sind rõõmsaks. Väikseid asju. Novembrikuus, mis väike asja teeb sind rõõmsaks, mis annab sulle energiat. Võimalikult väike asi. Lihtsalt 1, 2, 3 asja, pole vaja. Kui keegi tervitab sind bussis, kui kolleeg avab sulle ukse, kui keegi kiitab sind, kuule nüüd, tavaliselt võtab rohkem aega selleks ja alustame, aga siis kuule, räägi pinginaabri ka, üks paar asjad, mis toovad sulle energiat. Energia, ma ütlen vist seda hispaania moodi, aga palun, energia on, eks ole, ma ütlen energia. Ütle palun kaaslase, mis toob sulle energiat, jaga seda, võib-olla ta ei saanud ühte kirja panna.
Väga hea. Suurepärane. Hakkame edasi. Kas keegi julgeks öelda, mis temale toob energiat ühel hommikul, novembri hommikul? Eriti ei näe. No pole vaja, kui ei taha jagada, siis ei jaga. Okei. Tavaliselt minu klassis on alati selline, ma ei oskaks öelda, kas on võlusõna, sellepärast, et kui me hakkame neid sõnakunsti harjutusi tegema, inimesed ei ainult kirjuta, nad räägivad, nad hakkavad omavahel rääkima ja ma ei saa lõpetada seda rääkimist. Ja siis, kui meil on see võlusõna, see on alati, ma ütlen atšuu ja nad ütlevad mulle terviseks või saluud või terveydeksi. Ja nii siis, et see on meie märksõna, kui nüüd läheb. Mina ütlen atšuu ja te ütlete mulle terveydeksi, terviseks või kuidas seda on, saluud. No, siis sõnakunst peaks nagu rõõmu tooma, et ma loodan, et mitmeltel teil nii nagu minul on see kirjandi hirm. Kas meil on inimesi, kellel on see kirjandi hirm, et kui peab nagu kirjutama, jah, on see alati, ma tunnen, et kuidas nüüd läheb. Ikkagi, kui ma kirjutan päris palju ja siis tuleb see kirjandi hirm ja lastel on ka see. Aga kirjutamise peaks olema rõõm, keele omandamise peaks olema rõõm ja naudin. Ja sellest lähtubki sõnakunsti kõik olulisemad asi. No tavaliselt me jõuame nende, see harjutus on mõeldud näiteks A1 taseme hispaania keele õppijatele, kui nad on mingi 30 või 50 tundi õppinud juba hispaania keelt. Ja siis me lähme edasi, me saame teisele jagada, mis meile rõõm toob. Ja siis nad küsivad, mis see sõna on hispaania keeles, mis see on ka soome keeles, sellepärast et soome keel teise keelena klassis on ka need samad harjutused. Ja siis me hakkame, ja nii mina tutvun oma õpilastega seal gümnaasiumis. Ja siis me hakkame edasi lähme tavaliselt. Luule. Kui ma ütlen nüüd, et tuleb luule, mis luule, need nii rasked on. Ja saan ausalt öelda, et kui ma ütlen sõna luule, siis on juba nagu kaotatud see asi. Ja siis ma ei ütle üldsegi seda sõna luule. Ja meil on näha, et see on luule. Aga nüüd palun, eesti keele oskus avab ka uksed soome keele oskuse poole. Mina lootaks, et see eesti keele oskus avaks ka uksed vene keele poole, sellepärast, et hakkasin eile huvi tundma nagu vene keele õpingute jätkamiseks, sellepärast, et mina ei saanud kõigest aru, tekkis, mis nad rääkisid. Ja siis palun tõlgi nüüd vabas eesti keeles, ükskõik mis keeles kaaslasele, mis oleks sähkökitarateraapia? Tõlgi. Noh, õige. Mis oleks, jos sun on paha olla? Ja kui sul on paha olla, kütke virta. Pane elekter, lülita sisse elekter. Paina särgija päälle. Ma ei tea, kas meil on see... Kuule, otsisin seda pikalt internetist. Moonutuspedaal vist on see sõna. Oli ka teisi variante, aga otsustasime moonutus. No nüüd, kes on elektrikitarit mänginud, teavad, et tulevad see elektrikitar. Väänä volüümit päälle. Keera volüüm põhja. Ota soidin. No, võta pill. Hakka huda tai jotain omaa. Siis kuule, hakka huda või oma rütmi taguma. See läks ilusti mulle. See tõlge. Laula huuda. Laula karju. Ja siis kitari asemel võid kasutada lüürat, mis on uukujuline keelepill. Siis ongi meile sõnapilt seal. Mis see lüüra? Lüriika tuleb sealt nagu see vanas antiikis oligi see lüüra ja selle lüriika tuleb sealt. Ja lapsed juba, tean, mis on. Ja nüüd tavaliselt läheme edasi sellega, me oleme juba teinud harjutused, mis meile energiat toob. See on elektrikitarriteraapia. Mina alati kirjutan mingi kohvi joomise teraapia, aga võiks ka kirjuta Tammsaar-teraapia või Kreutzwald-teraapia. Ja siis nad, Kreutzwald-teraapia, Kalev-poeg, noh, jah. Või isegi kevade-teraapia. Ja siis sõnakunstis oluline on, et igaüks saaks selle ülesannega hakkama, et tasemed lähevad niimoodi, et sina pakud õpilastele need hakkama saamise kogemuse, et ta oskab, ta lihtsalt oskab, see läheb nii nagu libeda tee poole, et ta ei saagi aru, et ta on juba kirjutanud luuletuse. Ja nii, ja see on nüüd see ülesanne, kirjuta oma jaksamisluuletus Seppo Lahtise
lahtisi elektrikitarriteraapia luule struktuuri jälgides. Struktuurid on väga olulised, sellepärast ja mitmekeelsus ka. Et kui nüüd kasutame seda ka hispaania keele klassis ja soome keel teise keele klassis, tulevad ka luuletused ja tekstid, mis pole nende oma emakeeles või lausa soome keeles meil on luulet ja siis see on nagu see uks, mille poole me läheme ja siis tutvume ja siis, kui tuleb hispaaniakeelne luuletus, siis on juba, et ahaa, see ongi see, millega me tegeleme. Ja samas ka see keele õppimine ja mina ise olen kirjandusteadusest huvitatud ja kui ma nüüd hispaania keelt õpetan, jõuame A2 tasemeni, B1 tasemeni ja eriti nagu Soomes pole kombeks või Põhjamaades pole kombeks seda kirjandust ka nagu võtta eriti sinna võõrkeelde klassidesse. Sellepärast on raske, et kuidas nüüd B1 tasemega saab nagu seda originaalset kirjandust lugeda, peaaegu võimetu on. Ja siis ei olegi enam rõõmu, on nagu selle, et mina ei saa sellega hakkama. Siis see elektrikitarriteraapia luuletus ja see struktuur on seal, et sa ei pea ise midagi leiutama. Mis teraapia sul on? Kirjuta. Kirjuta, mis teraapia sul täna on. Vali üks nendest asjadest, mis sulle toob energiat. Olgu või Netflix-teraapia, saunateraapia. Ja siis sellel on näha retsept, kui sul on paha olla ja siis tuleb 6 või 5 lihtsalt kohta, kuidas sa annad nagu juhised selle kohta. Ja siis, mis grammatika asja me õpime samal ajal? Jah, käskev kõneviis, eks ole, käskev kõneviis ja tulebki selle kaudu, et saame hakkama selle käskiva kõneviisi. Meil pole vaja seda nimetada, et nüüd harjutame käskivat kõneviisi, vaan lapsed saavad aru, noored saavad aru, et mul on vaja lihtsalt seda, see on keele funktsionaalsus. Ja kui ma Jyväskylä ülikoolis näiteks õpin soome keelt teise keelena ja sellest väga rõhutati sellest, et keelel alati grammatikal on funktsiooni. Mina üldse ei anna grammatikat eraldi või see tuleb selle kõige selle tegemise käigus. Et kui juba see mudel on peas olemas, siin me saame natuke 2 minutit, 5 minutit grammatikast rääkida. Siis kitarri asemel. Ja nüüd mina tahtsin nii väga näidata seda, mis need õppijad kirjutasid, meie õpilased kirjutasid selle kohta, aga ma ei julge. Ja ma mõtlesin, et see sõnakunst annab ka noortele oma hääle ja peab küsima, et kas me oleme valmis seda häält kuulama. Sellepärast, et kui ma toon need näited, seal on, keegi kirjutas mingi roibostee teraapia, aga see roibostee asemel võid ka kasutada mingi, mis ikunapuhastusvedelikku, et tulevad need teised toonid sinna. Ja need asjad, need tulevad lihtsalt sealt klassidest ja lastega ja need on nagu päris loomulik hetk nendest asjadest rääkida. Et mis sul on? Et kuidas me on? Ja samas me märkame see, kas mis on keele ja selle kõige lõimumise olulimise asi. Me oleme ka samad, sina ja mina oleme erilised, aga meil on see sama ühine asi, mis me oleme inimesed, me jagame neid tundeid. Et kui need tunded pole kasutusel, siis on täiesti mõttetud tegevus. Niisiis, sõnakusti juba sellest rääkisin, kas saite kannatada, vigastada, ei saanud, hea küll, et luule ei tee haiget, et kui ma nüüd gümnaasiumiõpilaselt küsin, et kuidas sulle meeldib luulet ja sõnakunst, mis see on. Siis sõnakunst, kuidas seda nüüd määratletakse, interdistsiplinaarne kunstivorm tugevdab laste ja noorte keeletaju ning keele lugemise ja kirjutamise rõõmu. Ja see on sealt rõhutatud, see on oluline. Ja siis eri loovate kunstiliikide ühendavate metoodite abil. Et me ei lihtsalt kirjuta, seal tuleb ka tantsu juurde, seal tuleb kehalised liigutused, me mängime kitarrid seal, teeme igasuguseid asju. Või maalime või kasutame fotosid või midagi muud. Ja kui nüüd sealt üks valida, tihtipeale räägitakse ka loo kirjutamisest, aga Soomes on võetud kasutusele sõnakunst õppekavades ja seal tuleb see nauding ja vabadus katsetamine, ka mitmekeelsus. Soome keel teise keele klassis annab ka nendele õppijatele võimaluse seda oma emakeelt kasutada. Ja need emakeeled on tihti erinevad, me üldse tea, mis keegi kirjutab somaalia, araabia keeles, vene keeles, eesti keeles, aga sealt tuleb, nad saavad isegi seletada seda. Ja see on see koht, kus me märkame, et sinu emakeel on tähtis, see on sinu identiteedi alus. Ja me toome seda nähtavaks, et see pole mingi vaenlane, teise keeleoskuse vaenlane, vaid meil on seda vaja. Ja see oma hääle tutvumine selle oma häälega on, võtab aega ja võib-olla, et esialgu need õppijad ei usu, et tõesti ma saan kirjutada, mis ma tahan. Saad. Ja sellepärast see ongi natuke ohtlik, et sealt tulevad sellised jutud, et kas nüüd see on sobilik. Ja seal on nagu mingi selline, kuidas ma saaksin öelda seda, seal on mingi selline
anarhistlik pool tuleb, need noored näitavad seda, aga meil pole vaja nende noorte häält alla suruda, et meil on vaja kuulata, me oleme täiskasvanud, me oleme pedagoogid, me oskame nende asjadega tegeleda. Aga siis see mis mulle meeldib selle sõnakunsti mõiste kohta, see on kogukondlik, me teeme seda koos, me jagame, kui me suudame, me toome ka need näitajad kooli. Sellest konkreetsest luuletusest me teeme Canvaga ilusad pildid teeme ja paigutame need seina peale ja teised saavad ka meiega tutvuda. Me teeme seda nähtavaks teistele, kes koolis käivad, aga ka vanematele. Ja kui ma tihti annan, teil on need e-koolid, kus saate tagasisidet anda iga õpilase kohta, mina annan alati ainult positiivset tagasisidet. Kui ma ei leia mingit positiivset ütlemist kellegi kohta, siis ma mõtlen, et ma olen midagi valesti teinud. Et ma ei ole andnud lihtsalt seda võimalust, et keegi saaks nagu hakkama või õnnestus midagi teha. Siis sõnakunsti enam ei räägi eriti loovkirjutamisest, et loovkirjutamine on juba selline, et sul on mingi sihtmärk, tuleb luuletus, siis avaldame luuletuse või parandame neid tekste või erigi muud. Ja nüüd siis kasvatus- ja haridusastmete õppekavade alustes on Soomes ja isegi nüüd eelmisel nädalal tuli teada, et sõnakunsti diplom on üheks gümnaasiumi diplomiks lõpetamise ajal saame teha sõnakunsti diplomi, aga muusikadiplomid ja kunstidiplomid ja see mulle tundub, et see hakkab näitama see tähendust ka gümnaasiumid. Sellepärast, et kui noortele mõelda, tule sõnakunsti klassi, teeme sõnakunsti vabatahtliku valikulise kursi ja ütles, mis kasu mulle sellest on? Et kas see annab mulle nagu parema tulemuse riigieksamitel? No annab kindlasti, sa leiad oma hääle. No mis selles, kirjandus peab nagu oma hääl leidma ja kirjutama. Ja Soomes 90-ndatel huvikoolide riiklikud õppekavad võttis kasutale sõnakunsti ja toona rajati see sõnakunsti õppekava ja seda on edasipidi arendatud ja meil on 11 sõnakunsti huvikooli, mis tegelevad Soomes ja selle kaasaga tuli sõnakunsti õpetajate koolitus. Ja kui mina sõnakunsti õpetajate koolitusel, see on täienduskoolitus, 1 aasta pikkune täienduskoolitus, 30 ainepunkti ja õppisin, siis minu kaaslased oli sealt lasteaiaõpetajad, algklassi õpetajad, raamatukogu pedagoogid, kirjandus, mis see nimi nendel pedagoogil, kes töötavad raamatukogudes, aga siis noorsootöötajad ja sotsiaaltöötajad üldse tulid sinna. Et tajutu seda, et meil on vaja kuidagi leida seda minu ja sinu vahe, et rääkimisest lihtsalt ei piisa, et me leiame seda. Ja samas ka see sõnakunst on võetud, meil on ka see probleem, et noortele ei enam meeldi raamatuid lugeda. Ja kui me anname need raamatud, palun loe Kevadet või ükskõik mis ja nad lähevad selle raamatuga koju, siis ema loeb, ei loe, ema kirjutab, tehisintellekt kirjutab seda. Ja siis kui me ütleme, no vali ise, selles Soomes on kombeks, et sa saad ise valida seda, aga noored ei oska ise otsustada, milliseid raamatuid nad tahavad lugeda. See on minu kohustus, mina olen keelekirjanduse õpetaja, ma pean olema kursis sellega, mis võiks olla need ja mina soovitan. Sellepärast, et nad lähevad raamatu kokku või tihtipeale ema läheb raamatu kokku ja siis laenutab seda raamatut sealt. Ja niisiis Jyväskylä ülikooli korraldab haridusministeeriumiga mitu aastat juba on olnud Luki projekt ja seal nagu annetakse neid teadmisi, kuidas me võiksime seda innustada lapsi ja noori lugema ja kirjutama. Ja see sõnakunst on see vahend, mida on mõeldud, et see võiks tuua selle ilukirjanduse meie lähemale. Et kui me saame see ilukirjanduse maailm võib-olla kuigi võrra kaugemale, see on oma ette maailm, et mis see minusse puudub ja neid kirjanduse vihkajad on ikka seal. Ja siis ongi näha seda, et see sõnakunst teeb seda nagu talutavamaks, seda ilukirjandust, et see ei ole enam nii võõras. Ja kui me nüüd räägime sellest, et lihtsalt keeleoskusest ei piisa, et meil on need kultuuriteadmised ja eile meil oli need listad, need klassikalised teosed, mida nagu eestilased tunnevad. Ja ma arvan, et sellest, et inimesed loevad lihtsalt need raamatud läbi, kas sellest piisab või kas nendel on teadmised nende kirjanduse kohta, okei. Aga kui nad pole tegelikult nagu saanud seda elamust või üle elanud seda, et mis seal nagu kirjas tegelikult on. Ja see, mida rõhutatakse eriti sõnakunsti puhul on see, et see on elamus ja nauding ja rõõm. Ja sellepärast, et on ka palju neid noori, kes ei saa selle mehaanilise lugemisega hakkama ja seda rõõmu on nagu päris raske tunda sealt. Siis küsimus on selles, et milliseid probleeme sõnakunst aitab lahendada.
või kas see tekitab pikem probleeme? Kas see on selline tegevus, millega tegeleme, kui meil on aega? No tihtipeale ongi nii. Ja kelle probleem see on? No kui lapsed ja noored ei loe, see ei ole ainult keele- ja kirjanduse õpetaja ülesanne, vaid terve kooli peab vastutama nende kirjutamise ja lugemise oskuste eest ja samas ka kultuurioskuste. Ja Marju Lauritsen eile rääkis sellest, et võiks ka seda kevadet nagu geograafia ja ajalootunnis käsitleda. Kui ma olen seda samal arvamusel, aga kui ma nüüd läheks näiteks meie kooli geograafia õpetaja juurde, kuule, teeme niimoodi, no mis ta ütleb mulle, mul pole selle jaoks aega. Aga need vahendid, mis meil varem on olnud kasutusel, et noored õpiksid kirjutama ja lugema, sellepärast, et see lugemisoskus ja kirjutamisoskus käib nagu käsi käes. Ja need ei enam tööta. Et need vanad viisid, et me lihtsalt sundime sind kirjutama, sundime sind lugema, eriti ei tööta enam nende noorte puhul. Ma ei tea, kas oled ise märkanud seda? Et kuidagi peab nagu teine. Ja see, et kirjandus on nauding ja rõõm, ja ei tähenda seda, et see oleks nagu meelelahutuslik. Et see ei tähenda meelelahutust. Võime mängida, teha rollimänge, erinevaid asju, aga see kindlasti ei tähenda seda, et sellest tuleb mingi tsirkus. Võib ka tsirkus tulla, aga selle kirjandus on nagu päris tõsine asi ja mul on nagu hakanud juba nii palju seda muret see lugemise ja kirjandusoskuse langust tekitama, et mõtlen, et kas ma peaksin jälle emakeele ja kirjanduse õpetajaks hakkama. Sellepärast, et kuigi võõrkeelest tegeleme nende asjadega, me ei jõua nii palju nendega tegelema, kui peaks tegelikult. Probleem sõnakunst tekitab ka probleeme, jah. Sellepärast, et need noorte hääled tulevad ja kui nüüd hakkaksin eesti keel teise keelena klassis kirjutama selliseid luuletusi või sõnakunsti asju lihtsalt, võib-olla, et sealt tulevad need hääled ja me peame nendega tegelema. Ja kuidas me saame nendega hakkama? Kas igaühel tõesti on oma hääl, kas temal on õigus seda oma häält kasutada. Aga see sõnakunst toob jälle selle nooreni, et mina ise vastutan, mina olen tähtis, mina olen selle tegemise keskmes, mitte see õpetaja, kes annab seda teadmisi Kreutzwaldi kohta või midagi muud, et mina ise katsetan, mina ise õpin. Ja Soome õppekavades küll sõnakunst on olnud, sama kui keeleteadlikkus, mitmikkirjandus, aga eriti seda pole võetud kasutusele, sellepärast, et see metoodika, et peaks ka nagu teadma ja eriti õpikutes ei kajastus see, et mis ma nagu algusest peale, kuidas ma hakkaksin tegelema sellega. Et need ülesanded on olemas, aga tihtipeale need ülesanded on liiga rasked, et võiks ka midagi teha. Ja nüüd palun natuke rääkimispaus kaaslasega. Kui palju sinu klassis näiteks, kui palju seda lugemist, kirjutamist, loovat kirjutamist on üldse? Kas seda vajadus üldse on? Kas seal on lugemise rõõm ja kirjutamise rõõm? Achoo! Achoo! Nii siis, et kui me hakkame sõnakunstiga tegelema, õpetajad tihti kartavad seda, et see on lihtsalt aja raiskamine. Aga need harjutused lähevad alati sellest, kes sina oled, mis sinu sees on ja siis hakkame vaatama, mis sinu ümbruses on. Ja meil on siin meie oma naba, eks ole,
need hästi konkreetsed asjad ja see häda on ka selles, et kas me jõuame selle akadeemilisene keeleoskuseni, eks ole, et kas nad nüüd need lapsed jõuavad selle eesti oskuse ka sinna poole, et nad saavad tõesti ülikoolis õppida ja saavad neid kirjandeid kirjutada. No see oma naba on päris tähtis, see on universumise alguspunkt ja siis see on konkreetse mõtlemise alguspunkt ja siis tuleb see universum, see maailm, see laieneb kindlasti niimoodi ja tuleb abstraktsed mõtted, et meil on ka vaja seda loovust, et kirjutada akadeemilisi tekste. Ja kui me see kirjutamise rõõm ja see himu, see hirm kirjutada meil on, me peame tegelema sellega. Ja kui võõras keeles rääkida või kirjutada, alati on see, milliseid kirjavigu ma teen, kas see õige kiri. Ja sõnakunsti puhul tavaliselt esialgu me ei tegele sellega, me ei paranda neid õige kirjavigu. Aga küllap parandame, kui nad lähevad kuhugi näitusele, sõnakunsti näitusele, kui me paneme ne koridori peale ilusti, siis tegeleme sellega küll. Et see on nagu ise ühe õigus on. Aga selle kirjastuses on ka need inimesed, kes tegelevad õigekirjaga. Mina ka saan sellega tegeleda. Ja see sõnakunst tõesti, nüüd näiteks need akadeemilise kirjutamise uurimused näitavad ka seda, et kui me jääme hätta selle akadeemilise kirjutamise ka, siis soovituseks on lihtsalt sõnakunsti harjutused, loovkirjutamise harjutused, et nagu ületada seda hirmu ja kuidagi saada see keelesoon voolama, eks ole, et me mõtleme tihti, et mis järgmine sõna ja niimoodi, et lihtsalt saame selle keele ja selle kirjutamise voolama. Nüüd üks asi, mida mulle natuke tekitab muret, mina lugesin ajalehtedest või kuskil internetis, et 4. klassi õpilased ei jõudnud selle keele tasemeni, eesti keele tasemeni, kas sellel aastal oli, et kirjutati, et nad ei lihtsalt jõudnud sinna, minne nad pidi minna. Ja kui mina olen nüüd 4. klassi õpilane, kes loeb, või vanem, kes loeb seda, et minu laps ei jõudnud, ja no lihtsalt tekitab nagu paha meelt. Ja kui me õpime ainult eksamiteks, no see keeleoskus, no sellest tuleb nagu mingi selline kasu küsimus jälle, et peab need keeletaseme eksamid kuidagi nendega hakkama saama. Kui palju teist on keeletaseme eksamit teinud mingist võõrast keeles? Ja kuidas oli taseme eksamiks õppida? Tore oli, või? Ma ise tegin hispaania keele diplomi ja selle taseme eksami, mul oli lihtsalt seda vaja, et Hispaanias töötada ja ma mõtlesin, et mulle nagu keelde õppimine meeldib. Aga kui ma päevad pikkani lahendasin neid probleeme, mis seal on ja kirjutus ja kuulamise üle, ma tundsin ise, et see huvi selle keele vastu hakkas langema. Ja nüüd, kui palju me rõhutame seda taseme eksamit, et kas see on see, et me õpime ainult, et te saate taseme eksamiga hakkama, et keegi ajalehes ei kirjutaks minu klassi kohta või minu kooli kohta, et nad ei saanud hakkama. Ei ole nagu minu arvamus sellist asja, et keegi kirjutab nad, et see jäänud hakkama. Me ei tea, kui palju need 4. klassi õpilased on võinud pingutada ja nende vanemad ja keegi teised, et see inimlik lähtumine oleks ka selles. Ja taseme eksamit ja eksamiteks õppimine viib selle motivatsiooni ära. Me teame seda, et see pole nagu elukestev lahendus. Sellepärast, et pärast kooliga peab õppima, eks ole, seda eesti keelt, hispaania keelt, ükskõik mis keelt. Et keeleoskusega sa pole kunagi valmis, olgu see su emakeel, sa pole kunagi valmis selle keeleoskusega. No, sõnakunst võib olla osa mis tahes aine õpetamist. Sõnakunst sobib kõigile. No ikka sobib. A1 tasemelt kohe kirjutame mina olen, yo soy. Ühe luuletuse, ilusa luuletuse struktuuri jälgi kirjutame, kes me oleme, mis meile tähtsad asjad on. Me panime 2 asjad kokku, need luuled ja subjunktiivi, kui olete hispaania keelt õppinud või teist keelt ja muud keelt, kus on see subjunktiiv ja see on eriti keeruline soome või eesti keele õppijate jaoks. Et ei saa seda mõistet hästi aru, sellepärast meie keeles pole seda, soome või eesti keeles pole seda subjunktiivi mõistet ja panime kokku subjunktiivi ja luule. Mis see on nagu, kuidas sulle nüüd nii, mis sa niimoodi teed, et kas see huvi tekitas. Ja see sobib kõigile ja sõltumata sellest tasemest, et loomulikult ka soome keel teisekeelne klassis need taseme vahed on päris suur, et teine on A2 tasemel ja teine B2 tasemel ja C1 tasemel, ka hispaaniaga puhul on nii. Ja sõnakunst võib olla mis tahes aine õpetamist. Ise olen katsetanud näid psühholoogia klassis sellist
hirmu, käsitleme hirmu psühholoogiat ja neuroloogiat, et kuidas see hirmu, nagu, kuidas see üldse, kus see asub, see hirm ja millised asjad meile tekitavad hirmu. Ja see tuleb juttu päris mitmest asjadest sama ajaga, kui saame ka selgitada seda, et kuidas hirm töötab seal meie ajus ja niimoodi. Jah, saab olla. Või ruutmeeter Soome loodust, ruutmeeter minu oma maja ja minu elunumbrid näiteks, nende uurimine. Aga kui ma nüüd selle aineõpetajale ütlen, et kuule, nüüd tuleb sõnakunstiharjutus, jah, palju õnne, et selle on, ma arvan, et on päris palju tegemist. Sellega on nagu, selle mõtlemisega päris palju nagu peaks nagu harjuma. Aga nüüd siis see LAK-õppe on toonud ka päris palju selliseid modernseid keeleõppe metoode ja rollimängud ja see keelemängulisus on juba seal sees ja kõik selline, et ma arvan, et kui see sõnakogus tuleks nagu mingi teise aine klassi, et see võib onnistada Eestis, aga mitte Soomes, sellepärast et Soome õpetajad pole harjunud mingi LAK-õppega või sellega, et isegi kui need soome keele teise keelena õppijad on seal gümnaasiumklassides, nad ei nagu suuda õpetada ka seda oma ainekeelt, kuigi see keeleteadlikkus ja mitmekirjandusoskus on ka seal sees, et aineõpetaja peab olema ka keeleõpetaja. Seda meil on juba öeldud 10 aastat Soomes, aga polegi nii. Ja kui ma ütlen näiteks ajalooõpetajale, et kuule, sulle need soome keele teise keelena õppijad seal ja peaks nagu tegelema ka selle ajaloo keelega. Ja enamasti ka soome keele, kes rääkivad emakeelena soome keelt, nad peavad seda ainekohast keelt õppima ja omandama. Ja sõnakunst vist sobib kõigile, aga kõige parimaks nipiks on leida hea kolleeg, kellega saaks seda arendada, kui see vähematki huvitab teid. No siis tuleme konkreetsete asjade juurde. Tööviisid peaksid motiveerima omandama keelt alati. Ja nüüd see kokkupuude sellest, mille see sõnakunst pole nagu eriline sellest, kui see peab lähtuma sellest huvitavast ja arusaadavast sisendist, et ma arvan, et te olete vist seda kuulnud viimastel aastastel, kui olete käinud koolitusel, sellest sisendist on räägitud eriti palju, eks ole, ja kuidas seda sisendit huvitavaks ja arusaadavaks muuta nagu võõras keeles, et kuidas see nagu üldse käib. Mina ise olen see CI, tähendab seda Comprehensible Input ja minu klassid on sellised Comprehensible Input klassid selle Stephen Grasseni järgi ja lähtun sellest, et mina räägin hispaania keeles või eesti keeles või soome keeles ja üks keel seal klassis ikka on, aga siis vahepeal meil on vaja lihtsalt kasutada teisi keeli ka seal. Ja kui need tööviisid ei innusta lugema või kirjutama, võiks olla parem, et me ei tegele selliste asjadega. Et see innustamine ja see motiveerimine on seal klassis, aga see on grupi nähtust motiveerimine. Ja need iseseisvuse tunnet, pädevustunnet, kuuluvustunnet, nende toetamine, me juba teame seda Ryan'i ja Desi motivatsioonteooria, eks ole, sellest on päris palju räägitud, aga mis see tähendab seal klassi tasemel, 1 tunni tasemel, mida see tähendab? Ja nüüd kui see iseseisvuse toetamine ja iseseisvustunde toetamine on see oma hääl, aga vabadus otsustada. Et kui me nüüd ei ütle, et kuule, saad hinne selle pärast, et kas nad hakkavad tegelikult tegelema sellisega. Et meile alati koolis on see, et sa pead tegema neid asju ja sellepärast, et sind hinnatakse ja see tulevad hinded pärast, kontrolltööd tuleb pärast, aga kui neid poleks, kas nad õpiksid üldse? No ikka õpivad. Ja selle lugemise ja kirjutamise innustamine, mina ise kasutan päris palju seda kirjanduspõhist lähenemist, sellepärast, et mina tahan, et see ilukirjandus oleks ka seal, see poleks mingile haruldane nähtus, vaid igapäevane nähtus ja sa ei pea tegelema 5 minutit, 10 minutit, 15 minutit ja tuleb juba see harjumine nende teiste tekstiga nagu tegelemises. Ja autentsed tekstid on natuke problemaatilised. Ise katsun alati mingi lihtsa autentset teksti leida, võtab päris palju aega, aga siis kasutan ka selliseks nagu iseseisvaks vabaks lugemiseks lihtsustatud raamatuid. Sellepärast, et tuleb see lugemise nauding ja selle avastamise nauding, et sellest keelest on ka midagi kasu mulle, või et ma saan selle keeleoskusega hakkama, mis mul on. See pädevustunde toetamine on ka päris tähtis ja selleks, et me teeme päris keerulisi asju seal koolis, et me ei õpi niisama tänaval jalutades neid asju seal. Ja see pädevus, kuivõrd pädev mina tunnen ennast nagu keeleõpetaja, see on ka tähtis küsimus. Kas mul on seda iseseisvustunnet piisavalt minu ise oma töös?
Ja mina kasutan neid mustreid, seemid, struktuurid, asju, mis nagu korduvad samamoodi iga päeval või nendes tekstides. Ja siis on trenni kirjutamine, selline Natalie Goldbergi poolt leiutatud metood, trenni kirjutamine ehk siis vaba assotsiatsioon. Ja kuidas nüüd vaba assotsiatsioon saab nagu toetada, see on selline segane asi, mis seal paberi peal on. Aga ise kasutan ka seda, kui ma keeli õpin ja tahan seda oma keeleoskust näiteks hispaania keeles, kuna ma tegelen alati selline algtasemel nende hispaania keele õppijatega, siis ma ise kasutan seda, et hoida alles seda oma keeleoskust, sellepärast et mina pean ka selles lihtsustatud keeles rääkima nendega ja aeglaselt, keegi ei räägi hispaania keelt aeglaselt, aga ma seda õppisin hispaania keelt aeglaselt rääkima. Aga et ma hoian ka seda oma keeleoskust. Ja seda oma keeleoskust on ka vaja hoida ja need omad sõnad õpetaja peab ka lugema, kui ta teises keeles õpetab kui emakeeles. Ja see on päris suur töö ja mõtleme jälle, et keeleoskus mõjub hästi ajutervisele, aga minu arust see, et kui teises keeles mina hakkan näiteks õpetama või rääkima, see ka tekitab stressi. Et ma olen nagu kahe võrra tööd teinud, kui ma teises keeles räägin ja teises keeles kirjutan. Automaatne ikka on, aga samas ka tulevad need keeled lähevad segamini ja veelgi lähevad. Aga see pädevustunne sellest, et kas ma saan sellega hakkama, päris tähtis ka õpetaja oma elus ja oma töös. Nimekirjad, mida me kirjutasime, neid saad nagu iga asja kohta tehtud. Ja need on alused selles, et saame räägitud ja sõnavara arendada tegelikult. Ja tagasiside, kui ei suuda positiivset tagasisidet anda selle protsessi kohta, nimelt protsessi kohta, ei peaks nagu tegelema nende asjadega. Et selline, et me tahame korrigeerida, me tahame nagu parandada neid vigasid või seda, kuidas inimesed käituvad, aga see halva käitumises me leiame ka mingi sellise positiivse pilgu. Ja olen päris positiivse eluhoiakuga inimene ja Soomes, kui ma hakkan sellest positiivsest pedagoogikast rääkima ja töökaaslased on juba, et mis ma teen selle ja selle halvasti käituva noorega. Minu kogemused on teised, minu kogemusmaailm on teine. Olen eripedagoogikat õppinud ja see töökogemus sellest kinnistest lasteasutusest on ka see, mis toob mulle seda julgust, et ma saan nende asjadega tegeleda. See kuuluvustunne. Nüüd, kui räägime sellest lõimumisest tegelikult ja lõimingust, ongi see, et kas see eesti keel teisi keelena suudab tekitama kuuluvustunnet Eesti kultuuri. Kas see kultuuri? Ja samas on ka Eesti-Vene kultuur. Kas Eesti-Vene kultuur, kuidas Eesti-Vene kultuur elab praegusel hetkel? Kas on piisavalt ruumi, et see oma emakeeles tegutseda ja areneda? Ja ühiskirjutamine on selline, et me jagame seda, mis me oleme kirjutanud. Et tekstid, mis jäävad lihtsalt vihikute kaande vahel, need pole tekstid. Tekstid on alati mõeldud mingi publikumi jaoks, et neid jagada, oma mõtteid vahendada. Ja see, et õpilane kirjutab kirjandi ja õpetaja loeb ja annab hinde, on suhteliselt mõttetu tegevus. Selles mõttes, et see kirjand pole nagu elus sellest nagu asja kui kirjandit. Me kirjutame neid päris palju, aga me saaksime ka teisel moel seda akadeemilist kirjutamist harjutama. Ja mina kasutan, kuna lähtun ka sellest teaching proficiency through reading and storytelling, jutu küsimine ja jutustamine. Et mul on seal tahvel, ilusad, mina ise oskan joonistada, tekitab alati toredaid hetki seal klassis, kui mina joonistan, tuleb välja nagu ei olegi kassi, on mingi teine asi. Ja siis joonistan ja kirjutan näiteks Cervantesist või kes on Don Quixote ja mis need asjad on, mis need kultuurisündmused on, mis on fiesta, aga mis on la feria ja siis ma jutustan ja kirjutan ja tulevad uued sõnad juurde. Ja need uurimused näitavad, see on Bendigo Masonin need uurimused ja Stephen Krasseni uurimused näitavad, et inimene omandab, kui on mingi narratiiv, inimene omandab seda sõnavara kiiremini. Ja esialgu mõtlesin, et kas tõesti, kas nad saavad aru, kas me peame tõlkima sõnast sõnani see asjad, kas nad siis saavad aru. Aga ongi nii, et kui me jätkame seda narratiivi, nad ootavad, tulevad nagu üllatused seal narratiivis ja narratiivse lihtsalt jutustamine, need korduvad, need struktuurid, sõnavara korduvad. Ta polnud noormees, ta oli vana mees ja ta polnud pikk, ta oli lühike. Ja seal me kordame seda sõnavara, kuivõrd loomulikult, aga siis tuleb see narratiiv, nad ootavad, mis toimub.
no siis nad on natuke pettunud, kui seda jutustamist ei tule seal klassis. Ja mul on kombeks vähemalt 1 kord nädalas teha selline jutustus ja need ilusad pildid ja siis hakkame edasi sellega. Aga siis jutu küsimine on ka, et me loome ühiskirjutamine ja kuuluvustunnet, me teeme meie ühised tegelased, nad ise otsustavad, milline tegelane ta, mis ta teeb ja siis järsku see tegelane tulebki, ühel päeval tuleb meie klassi ja me loome ühise jutu selle puhul. Ja võib-olla, et esialgu see, et kas tõesti. Ja mul on üks hispaania keele kolleeg, kes tegeleb täiskasvanutega ja täiskasvanutele läheb ka selline metoodika. Mina esialgu ma ei uskunud üldse, et mingi 60-70 aastased hispaania keele õppijad rahvaülikoolis, et kas nad suudaksid mingi tegelase kuju nagu koos luua ja kas sealt läheb mingi selline jutu kuulamine ja jutu jutustamine. Aga läheb ja temal on näidata seda, et see motivatsioon, sellepärast et rahvaülikoolis, kui sa ei tunne huvi selle keele vastu, siis sa ei tule klassi. Ja temal on näidata erakordselt, et see jutustamine ja need jutu küsimine, ühiskirjutamine ja sisendi, see autentse ja huvitava sisendi, selle rõhutamine, nad jätkavad, et õppijad püsivad selles grupis, nad ei jäta pooleli neid õpinguid. Ja see on ka nüüd parim sellepärast, et nende motivatsioon on ka raha küsimus, selle õpetaja palga küsimus, et kui meie õppeja, et eesti keel teise keelena pole valikaine, õppijad ei saa otsustada, et ma ei taha enam seda õppida. Aga samas ka Soomes hispaania keel ja teised võõrkeeled, valikulised võõrkeeled on samas, kui sa ei taha õppida, sa ei tule ja siis ongi kõik. Ja ma pean seda motivatsioon on tähtsaks, sellepärast, et kui nad ei tule hispaania keele klassi või eesti keele klassi, siis mul pole tööd üldse. Ja see ongi selline, mis mulle on mõjunud nagu muljet avaldavalt, kui olin emakeele ja kirjanduse õpetaja, nad tulid siia klassi, kohustuslik emakeel ja kirjandus. Ja selle keele kohustuslikkusest räägib ka minu rootsi keele õpetaja, minu kolleeg, kes õpetab rootsi keelt, Soomes rootsi keelt öeldakse, et see on pakkoruotsi, kohustuslik rootsi keel. Aga tema ütleb, et mina ei üldse õpeta sellist asja kui kohustuslik rootsi keel, pakkoruotsi. Mina õpetan röömrootsi. Ja see röömrootsi, riemurootsi ongi see, mis viib edasi. Tema ei tegele nende asjadega, et mulle ei meeldi, mulle ei tunne huvi. See on röömrootsi ja alati tapahtud mingid naudingud ja keelenaudingud sealt klassis. Siis natuke nendest tööviisidest ja see motiveerimine. Nüüd palun, kuidas see motiveerimine käib sinu klassis, sinu tööl? Kuidas sa motiveerid ennast tööle? No raha vist on vaja, eks ole. Et kui ei makstaks, lihtsalt ei töötaks õpetajana. Aga kuidas see motiveerimine käib sinu klassis? Mis on need viisid, kuidas sina saad õpilasi motiveerida, keelt omandama? Kas sul on piisavalt vahendeid selleks, et sina saad seda mõjutada, seda õppeprotsessit ja seda motivatsiooni? Natuke räägige kaaslasega seal pinginaabriga.
Atsu! Atsu! Väga hea, suurepärane. Niisiis, seda harjutust meil vist pole aega teha, aga see on nüüd see trenni kirjutamine, seda Natalie Goldbergit pole kahjuks eesti keelde tõlgitud. Ja sellised harjutused näiteks nii nagu see vaba assotsiatsioon, mis on, toovad ka inimestele need mõtted, enne kui nad hakkavad seda kirjundut kirjutama, et kui mina saaks otsustada, mida sa teeks teisiti. Nüüd kohe, et kui mina saaksin otsustada, mida mina teeksin teisiti. Ja kirjuta 3 minutit alati, ära tõsta pliiatsid või 7 minutit, 10 minutit. Ja kui mõte katkeb, kirjuta, kui mina saaks otsustada ja siis jätkad edasi. Ja see toob selle, et mina lihtsalt kirjutan ja sealt tulebki see mõte. Sellepärast, et inimesed ootavad liiga kaua, et see mõte kuskil kerkib. Nii nagu mina olin gümnaasiumi eas või ülikooli eas, et ootasin, et kust see hea mõte tuleb, see supermõte. Aga see supermõte tulebki kirjutades. Ja nüüd, kui sina saaksid otsustada, mida sina teeks teisiti? No võtame minuti, 2 minutit. Kui sina saaksid otsustada, kirjutada, see on päris hea harjutus. 2 minutit võtame, meil on aega. Kui sina saaksid otsustada, mis sa teeksid teisiti? Ja ära tõsta pliiatsid paberilt, lihtsalt kirjuta. Et see ongi see raskus on, et ära mõtle, lihtsalt kirjuta. Vastupidi alati mõeldakse, et mõtle ja siis kirjuta, aga nüüd lihtsalt kirjuta. Kui tunned huvi, kui ei taha kirjutada, ära kirjuta. Jah, palun. Ja tavaliselt selle trenni kirjutamine võib ka edasi lähtuda niimoodi, et lihtsalt tõmbad joone üks tähtsamates asjades, mida sina saaksid. Nagu inimene ei saa korraga mitu asja muuta või kuidas see muutus tuleb sealt ja kuidas sa leiad need kõiki tähtsamad asjad. Aga nüüd lõpetukseks tahan veel öelda, et keeleõpetajad teevad elutähtist tööd. Ja teie klassis kasvavad Eesti kultuuri uued tegelased, luuletajad, eks ole, kirjanikud, dramaturgid, kunstlased ja kõik peale teised, ka töötajad. Ja kuidas nüüd siit, kui me mõtleme, et keele küsimus on ka kultuuri ellujäämise küsimus. Ja mõtlen ka, ja arvan ka, et see, et kui eesti venelasest õppijad saadakse ka eesti keeles looma ja kirjutama, kui ka vene keeles ka, ja siis ongi see kultuurielu alus olemas juba ja 10 aastat, 100 aastat, 1000 aastat saame nii jätkata. Aitäh teile! Aga suure tänud sulle, aitäh, et said tulla ja siin on ka meie poolt ka väike kingitus. Aitäh. Ja ära kaugele veel mine, sellepärast, et meil on ka küsimusi sulle. Ja kõigepealt, et mulle endale väga meeldis, kuidas sa kasutad oma metoodikast, kui sa räägid ka, kui sa kasutad psühholoogia ja eripedagoogika meetmeid. Et see on väga tore, see minu meelest suurepäraselt toimis. Mina endale ka panin nii palju kirja, et sain palju targemaks, et üldiselt, et mis minu hommikud paremaks teeb, et kindlasti mõtlen sellest. Aga siin, kus juures, kas te olete võib-olla minuga nõus või mitte, aga see oli minu meelest esimene kord, kui ma soome keelest aru sain. Et praegu. Et see on väga ilus eesti keel, aga nii, küsimus saalist, et kas õpilased
õpilased õpivad ka teisi aineid oma emakeelest erineva keelega või õpivad nad ainult teist keelt, et selline küsimus. Võib-olla sa oled vastanud, aga ikkagi... Ei, lihtsalt Soomes käib niimoodi, et kui eesti keel pole soome keel pole sinu emakeel, siis sul on eraldi, kui toimuvad soome keel kui emakeelena keele ja kirjanduse klassid, sul on soome keel teise keelena klassid ja kõik õppetöö peale selle käib ka soome keeles. Ja siis on meile olemas need tugispetsialistid ja meil on olemas ka need ressurssi on olemas selleks ja peaks ka olema, et sellega tegeldakse. Ja kuidas ma saaksin öelda, et meie linnas näiteks igaüks, kes õpib soome keelt teise keelena, tema kohta koostatakse mingi plaan ja see keeleoskuse arendamise plaan ja seda jälgitakse. Püüame jälgida. Meie linnas on niimoodi. Lähenemine. Ja igaüks aineõpetaja peab nagu selle dokumendi kirjutama, et kuidas tema selle õpilase keeleoskusega tegeleb ja kuidas seda saab tekstiliikide või lugemise või sellise koht. Selline natukene isiklik lähenemine. Ja isiklik lähenemine, jah. No saate lubada Soomes endale sellist asja, ma ei tea, kas meil on nii palju ressurssi? No see süsteem on teistmoodi rajatud siin Eestis. Siin on tekkinud ka seoses sellega, ma saan aru, teine küsimus, et kas teie arvates, kas sellel on üldiselt vahet, kas õpid ainult teist keelt, nagu siit aru saan, et kas on vaja ka, kui sa õpid keelt, et ka aineid õppida selles keeles või piisab ainult selles, kui sa ainult keelt õpid? Ei piisa, lihtsalt ei piisa. On vaja ka selles keeles ka neid teadmisi omandama, aga meie koolis on need inglisekeelsed klassid ja nad on sama ka hädas sellega, et nad annavad keemia või matemaatika õpetust gümnaasiumis inglise keeles ja nad võiksid ka tulla siia nagu sellest lakõppest õppima, et kuidas seda tehakse. Ja võib ka öelda, et need, kes saavad hakkama eriti hästi selle iseseisva töö ja inglise keele õppimise puhul saavad eriti hästi hakkama, aga on ka neid, kes ei saa nii hästi seda akadeemilist keelt omandada. Ma mõtlen ka, et selle emakeele kohta, et Soomes on ka teisiti, et kui selles linnas on näiteks 10 last, kelle emakeeleks on somaalia keel või araabia keel või saksa keel, siis moodustatakse grupp ja selle emakeele õppega tegeldakse. Sellepärast, et see emakeele õpe on ka alus selle teise keele õppele, et need emakeeled on alati seal ja lasteaiast saadik soome keel teise keelena õpetaja tegeleb selle keele arendamisega. Ja näiteks minu laps käib lapseaias ja nad vist mingi 8-10 erinevat emakeelt seal on ja kui see pole nagu kellelgi ära võetud, kui seda soome keelt õpetatakse nii nagu soome keelt teise keelena. Väga põnev. Kas teil on ka küsimusi saalist võib-olla, võite kätt tõsta, siis tuleme teie juurde mikrofoniga. Ja nii kaua, kui nii noormees. Ma tulen kohe, et Toomas täna ei ole, eks ju? Nii, mis su nimi oli, vabandust? Madis, siis Madis on täna Toomase asemel, eks ju? Ma proovisin Toomase kõrval ka eile löögile saada, aga Toomas oli aktiivsem. Et kui palju on selle sõnakunsti kohta välja antud kirjandust või kui aktiivselt seda ka ajakirjanduses? Päris palju ja ma lihtsalt mõtlesin, et mul on seal nagu need lingid olemas, ma ei tea, kas te saate need slaidid, et kes soome keelt oskab või tehisintellekti kasutada, et päris palju avaldatakse. Raamatukogud ka tegelevad selle sõnakunsti arendamisega ja need sõnakunsti huvikoolid ja nendel on avatud materiaalid ja seda materiaali küll on olemas, aga need on ainult ülesanded, et kuidas seda sõnakunsti pedagoogikat arendada. Selle kohta on kirjutatud paar-kolm raamatut, et on ka olemas need ja seda, et kuidas sõnakunst kuidas see saaks nagu heaolu arendada ja teatud sihtgruppides. See on ka materjale selle kohta, ja uurimust on ka, ülikoolis on ka kutseõppes, et kui palju kutseõpetajad kasutavad seda metoodika? Kutseõppes üldse seda keeleõpetust on nii vähe, et ikka kasutatakse, aga selles kutseõppes ka see emakeele ja kirjanduse või soome keele ja teise kirjanduse, neid tunde on nii vähe lihtsalt, et me ei jõua nendega nagu eriti kaugele ja peaks ka neid tunde juurde tulema nagu päris palju. Viimane küsimus siis. Kui palju kutseõpetajad üldse tajuvad, et nad õpetavad ka keelt? Et kuidas see vastutus on Soomes läbi arutatud? Soomes see on huvitav teema ja omaette teema, kuidas, aga seal on ka nagu keeleõpetajad, on näiteks rootsi keeleõpetaja, soome keeleõpetaja, nad on aineõpetajad ja õppinud ülikoolis. Aga siis ka seda praegusel hetkel nagu need aineõpetajad, kes seal nagu õpetavad neid, näiteks juuksuriks õppivad ja nad peakski seda keelt õppima, aga ma arvan, et kuidas seda soome keelt teise keelena on ka need head näited sellest, et rõhu pannakse selle, et sa õpid seda
soome keelt teise keelena töökohtades ja mitte ainult sellest nagu kutsekoolides. Ja need praktikad on väga, väga olulised selleks ja sellega tegeldakse päris palju, Helsingis eriti. Aga aitäh teile ja veel üks küsimus saalist, palun. Aitäh väga huvitava lähenemise eest, et kui keelekümbluses on sõnakunst ehk rohkem olnud sees, siis LAK-õppes ainete kaudu on teda vähe ja ma usun, et see andis hoogu. Aga mu küsimus on seotud nii-öelda ka Soome LAK-õppe ja keelekümblusega. Kas mul on mulje vale, et rootsi keele ja inglise keelega ühenduses on nii keelekümblus kui LAK-õppe olemas, aga soome keel teise keelena nagu neid pooli ei kasuta? No, just nimelt nii ongi, et rootsi keele keelekümblus või inglise keele, isegi hispaania keele keelekümblus on olemas, hispaaniakeelsed koolid olemas, paar kooli ja prantsuse keele, aga see soome keele, kuidas seda soome keele see didaktika on nagu päris noor nähtus selles mõttes, et need hüpped on tehtud 30 aasta jooksul, et kuidas seda soome keelt teise keelena saaks õpetada inimestele, kes ei räägi soome keelt emakeelena või need kõik teised emakeel, sellepärast, et Soomes on alati see, et soome keel teise keelena klassis on see emakeelde mitmekäsisus, et meil pole ühist keelt, me ei saa inglise keelt kasutada, me ei saa ühtki teist keelt kasutada nagu vahendiks ja vahendama neid, et mis mingi asja tähendab seda, et see pedagoogika natuke areneb nagu teistmoodi, nii nagu Eesti venelaste puhul, kui võiks öelda. Aga samas ka on siis rändajad Eestis ja seda nagu teistmoodi natuke arendada. Aga ma saan aru, et olete oodatud ka sinna gümnaasiumisse, kus sa õpetad, et meil oleks väga põnev, et tulge õpilastega või oma kolleegidega. Suure tänud sulle veel kord, et said tulla meie juurde. Hanna-Kaisa Mingerinen oli meiega koos.